Hei, Heidi siin ja täna ma tahan rääkida sinuga, mis asi see energia ja energiatervendus üldse on. Ja võib-olla on see podcasti osa eriti hea sulle, kui sa ei ole varem sellega kokku puutunud, et sa ei ole nagu teadlik, kuidas see energia täpselt toimib ja, või hoopis oled oma energiat proovinud tervendada, aga see ei ole õnnestunud. Ja ma räägin siis, kuidas siis muuta oma energiat sellisel viisil, et vastupanu kaoks ja mis on need praktilised sammud siis tegelikult, mida siis energiatervenduses on vaja teha. Esimene asi on üldse aru saada, kas sul on energia, kas sul on midagi viga, on ju. See võib välja näha nii, et sul kehal on kuskil mingi valud, mingid pinged või mingi eesmärk, mida sa ei ole nagu ikkagi kuude viisi ei ole muutust, nii et ma räägin tõesti 2, 3, 4 kuud ei ole mingit muutust, siis suure tõenäosusega on sul energiaplokk, mis ei luba sul seda sinu soovitud eesmärki, südamesoovi nagu täita. Ja mõnikord sa võid tunda, et oled isegi väsinud isegi siis, kui oled öösel korralikult maganud või et sinu tuju ja motivatsioon kõiguvad nii, et sa tunned, nagu sõidaksid absoluutselt sellisel emotsionaalsel Ameerika mäel, on ju. Või sa märkad äkki oma kaaslase juures sarnaseid asju, sellepärast et me tõmbame oma ellu inimesi, kes tegelikult peegeldavad meid ennast. Nii et võib-olla su kaaslane on hoopis nii, et ta on väga high siin ja siis ta läheb väga low, on ju. Et sa ei ole selle inimesega koos armastussuhtes selleks, et lihtsalt koos aega veeta, vaid sa oled ka selleks, et sinu hing, sinu kõrgem teadlikkus kasvaks, arenes, sa saaksid tegeleda oma nagu elumissiooniga ja kõige sellega, nii et see kõik see tervendamise ja selle asjade nagu põhjus on tegelikult siis väga, see juur on selles, et see, miks sa oled väsinud, miks sa ei ole rahul oma suhtega, miks need emotsioonid käivad üles-alla ja sa pead peas kinni hoidma, on siis, see ei pruugi olla ainult füüsiline kurnatus, vaid hoopis energia tasakaalu puudumine. Ja minu bränd on siis aastaid olnud see Healing Balance, on ju, et siis see tervendav tasakaal, jah. See tasakaal peab olema kõige vahel, on ju, et väga raske on elada inimesega, kellel kogu aeg on need emotsionaalsed high peak'id, on ju, ja langused. ja, ja kui sa oled ise see inimene, siis on väga raske olla, aga veel raskem on su lähedastel, su pereliikmetel, lastel, elukaaslasel, abikaasal ja sõpradel. Nii et ühel hetkel see lihtsalt nad mõtlevad, et vau, et miks ma pean kogu aeg pingutama, sest mis juhtub sinu enda ja teiste inimestega, kui sa elad nagu kogu aeg laineharjal ja siis sa kukud auku. Ma võtsin täiesti tavalise kummi siin sulle näituseks, et tavaline pakendikumm ja see on pidevalt toimub selline venimine, onju. Et noh, keha ja närvisüsteem kogu aeg crush ib, onju. Ja ühel hetkel tervis hakkab näitama, et hakkab rõhk hakkab jupsima, stress igasugused võivad tulla insuldid, on ju, miniinsuldid. Kõik see asi on nagu absoluutselt väga-väga exhausting, väga väsitav, on ju. Ja tänapäeval ongi, et me tegelikult mina hästi propageerin kiireid muutuseid, aga rahulikku elamist, on ju. Et mis asi see rahulik aeglane elu nii-öelda on? See ongi see, et sa saad hästi asju teha, sa saad nautida oma elu, sa saad tegelikult teha neid asju, mis on sulle olulised, see on aega süüa, magada, olla oma kallite inimestega. Mina hästi propageerin seda, et tegelikult teha tõesti toredaid asju. Mina armastan maalida, on ju, looduses olla, kõike selliseid asju. Ja, ja kui sa oled selles kiires elutempos, et kogu aeg see kiire, 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 on ju. Ja inimesed otsivad, et kuidas siis nagu seda väsimust lahti saada, et kas ta toitub valesti, kas ta treenib valesti. Ja kui tihti jääb tähelepanuta, et seesama juurpõhjus seal taga tegelikult on sinu energia. Ja energia on siis nähtamatu, aga väga-väga reaalne jõud, määrab, kui hästi me elus toime tegelikult tuleme. Eile ma vaatasin vanglasaadet, see on selline TV3-s on vanglasaade
ja seal oli intervjuu just naisvangidega ja üks naine ütles, et ma olen olnud siin juba väga kaua juba vanglas, aga ma ei tunne, et ma tahaksin minna nagu vanglast välja, et pigem ma tahaksin minna, jääda vangi edasi olla, edasi vangis ja ma ei tahaks seda ennetähtaegset vabanemist, sest ma ei ole valmis eluks seal väljas. Kuigi ta oli juba väga pikalt, aastaid-aastaid olnud juba vanglas. Tal oli olnud väga keeruline lapsepõlv, ta lapsena ei olnud ta turvalisus tagatud, ta kirjeldas, kuidas pidi kogu aeg olema mures, ta ei saanud õppida, sest ta pidi kogu aeg olema mures, et kust ta süüa saab, sest vanemad olid ostnud veini, on ju, söögiraha eest. Ja kas tal on, kus ta magada saab, kas on tüli kodus, kas ei ole tüli kodus, kus ta üldse magab, kus ta saab magada, et ta ei peaks koju minema sinna selle olukorra sisse, kus ta elas. Ja nüüd ta ütles ka, et jaa, et ma oleksin pidanud rohkem õppima ja ma oleksin väga tahtnud lastekodusse minna. Nii et tegelikult noh, sel ajal oli sotsiaalsüsteem teine kui praegu, praegu ma ikkagi loodan, et ükski laps ei pea sellist elu elama. Ta saab minna endal tõesti lastekodusse, uude peresse, kuhu iganes siis süsteem seda võimaldab seal lapsel, on ju, ma usun, et praegune süsteem on ikka oluliselt parem kui tookord, on ju. Et tegelikult meil on olemas siis tugi ka, on ju, kui me märkame, et sellised asjad nagu toimuvad, on ju. Aga miks ma seda lugu siin jagan, sellepärast et kui sul ei ole seda, need baashaavad tervendatud, et neid baashaavu on tegelikult ainult 5 haava, on ju. Ja üks nendeks on see turvalisuse haav, siis sa ei julgegi mingeid asju teha. Ja see energia on vaja ära tervendada, et sa tunneksid ennast turvaliselt, on ju. Et kui ma ei julge nagu magada ilma, et mul lamp põleks või mu uks oleks lukus, on ju. Kuigi seal ei pruugi kedagi tulla, on ju, päriselus, et nähtamatult ma siis kardan mingeid vaimuolendeid või ma kardan, et mul tuleb keegi röövel, on ju. Siis see tegelikult on märk sellest, et sul tegelikult need turvalisuse haave ei ole korras, on ju. Ja see tähendab seda, et see muudab kõike su elus, jah. See baashaav, mis sul lapsena oleks pidanud olema, siis mida mina lapsevanemana, mul on 4 last, on ju, kõige olulisem on see turvalisus. Ma ütlen sulle, et ükskõik, mis sul elus juhtub, mina ja isa oleme siin, on ju, levis, et me oleme su turvabaas, on ju, sa saad alati koju tulla, sa saad alati tulla tagasi, et me alati anname sulle süüa öömaja, sa oled kaitstud siin, on ju. Ja kui sa saad oma lapsele öelda, et ükskõik, mis sul tõesti koolis juhtub, sõpradega juhtub, et su kodu on alati siin, ma olen alati sind kuulamas, on ju. Ja see on ka, mikspärast mul on, ma julgen küll öelda, mul on lastega nagu kõikide lastega väga selline lähedane suhe, et ma arvan, et nad räägivad minuga ikka kõikidest asjadest, mis nende elus praegu toimub, on ju. Nii et mina nagu ise nagu seda turvalisust ei saanud oma vanematega nagu tagada, sest seal tuli väga palju kriitikat, seal tuli väga palju sellist, sest ma ei julgenudki ennast avada, on ju, et alati oli nagu, kuidas saaks paremini, on ju, miks sa valesti tegid, on ju. ja, ja see on see asi ka, et mis loob jälle seda meie energiasse siis erinevaid selliseid energiaosasid, et Mm, ma võin, kui sa oled mul Healing Balance'i koolitustel või kuskil osaled mu programmides, on ju, siis ma räägin, et mis need energiaosad on, mis on, aga üks näiteks on sisemine laps, mida sa ilmselt tead, aga neid osasid on tõesti see protector part ehk siis see osa, mis siis kaitseb sind kogu selle jama eest, ehk siis need erinevad need kaitseosad, miks ei lase sul elada su unistuste elu, ongi see, et äh, nad on seotud ka näiteks selle sisemise lapsega, on ju, et me ilmselt saad aru, et väga paljud asjad, mis sul on pärit lapsepõlvest ja kui sa oled lapsepõlvest sidunud, siis see on nagu, siis on niisugune nagu kombo, on ju, millest niisama ainult töötades selle sisemise lapsega ja ainult töötades selle äh, protektor osaga ei saa lahti, on ju, et selleks on nagu selline eraldi muukimine. siis on meil olemas see sisemine kriitik ja minu sisemine kriitika, ma olen veel viimastel aastatel tegelenud selle sisemise kriitikaga ja ma julgen öelda praegu, et ma arvan, et ma olen selle sisemise kriitika ikka nagu suht heas kohas, on ju. alati võiks paremini ja äkki võiks teistmoodi, aga ma ei ole enam kriitiline enda ja teiste suhtes sellisel moel, nagu ma olin
aastaid tagasi, jah. Aga see jälle tuleb lapsepõlvest, nagu ma ütlesin sulle, et minu ema ja isa olid ja on väga kriitilised oma energias ja üldse nagu sellised hästi nõudlikud ja alati saab paremini, hästi karmid vanemad, onju. siis, siis see sisemine kriitika on nendel inimestel hästi tugev ja see võib näha välja ka, et ta on üldse perfektsionist, onju. ehk siis võib olla siis see, et tal on endal väga raske, sellepärast et tal on mingi ülesanne, mis teisel inimesel võtab 10 minutit, võtab aega 2 päeva, võib-olla isegi rohkem, ta ei teegi seda ülesannet lõpuni. Tal jäävad sellised asjad lõpetamata, sest ta nagu kogu aeg kahtleb endas, ta kahtleb nendes asjades, mis ta teeb. Siis üks osa kindlasti, mis on vaja ära tervendada, on, mida ma eestlastelt ka päris näen, on see playing small ehk see väikselt mängimine. Igasugune peitu pugemine, seal on näiteks mingi osa, mis tahabki, et sa peidus oleksid ja täiesti väldib seda nähtaval olekut, onju. Ja on ka selliseid energiaosasid, mis on siis mis ei taha üldse tähelepanu nagu näiteks ligi tõmmata, jah. Tähelepanu, raha, armastust, nad ei tahagi seda ja see on, miks mul selline osa on, siis ta ongi sind kaitsev, sellepärast et sa kunagi selles energias saanud valusad löögid. Need valusad löögid võivad olla lapsepõlvest, võivad olla sellest ajast, kui sa olid ema kõhus, sest imiku hing on väga-väga, kuuleb, näeb, tunneb kõike ema emotsioone, tundeid, nii et tihti, kui ma tulen kellegiga teen näiteks sisemist tööd ja me tegeleme näiteks selle tema ajaga sellest, kui ta oli oma ema kõhus, oli emakas, onju, selline emaka tervendust on isegi vaja teha, siis tuleb näiteks välja, et ta ema näiteks kaalus tõsiselt raseduse katkestamist. Ja mõtle, mida see vaene hing pidi tundma sel ajal, kui ta tundis ema mõtteid, tundis ema tundeid, kuulis ema rääkimas võib-olla oma isaga teemadel, et mida see vaene hing pidi nagu päriselt isegi seal kõhus nagu mõtlema, sest isegi kui ta on ju päris, ta on juba energias ju olemas juba, kui ta hakkab arenema, on ju, see on päris väike. Et see juba mõjutab seda energiat, ikka tulevad, kas ma olen piisavalt hea, kas ma olen armastatud, ma pean rohkem tegema selleks, et ellu jääda, on ju. Ja kui palju need naised tegelikult räägivad oma lastele või üldse, kui palju sina näiteks, kui sa seda vaatad, kuulad, siis kas sa tead, kas sa olid nagu väga oodatud laps või olid sa pigem selline upsõnnetus, onju. ja kui see upsõnnetus on, siis ega ei räägita, et kuule, ma nagu tõsiselt nagu mõtlesin, et see ei ole üldse õige aeg, onju. võib-olla seal ei olnud isegi kahtlusi selles, et siit sünnitada või mitte või et ei olnud kindlasti, mina ei ole ühegi lapsega kaalunud aborti, on ju, never, on ju. ja, ja ma olen üldse väga, noh, mida teadlikum ma olen, seda rohkem abordi vastane olen, on ju. ja minu peres on ka lapsed, kes on aborditud meie suguvõsa poolt, on ju, ja on tulnud minu peresse tervenema ja neil on nagu, ma ei taha sellest lähemalt rääkida, aga see on teema, kui sa vaatad, et okei, mõne lapsega nagu eriti raske, siis tal võivadki olla need baashaavad, on ju, et siis ta ei tunne ennast armastatuna, ta ei tunne ennast piisavana, ta peab rohkem tegutsema. Ja kui sa tervendad, noh, miks minul, ma olen ka küsinud ja ma olen isegi hüpnoosiseansse teinud, et miks mul on nii mingi asi mingi elus, mingi blokeering või mingi olukord või miks see inimene on minu elus või ma olen teinud hüpnoosiseansi näiteks, et miks ma olen sündinud sellesse peresse, on ju. sest ma ütlen, et minu pere ei ole kindlasti selline, ma ei oleks ise, noh, ma teadlikult, ma ei oska öelda, mikspärast ma selle teadlikult ma ei oleks valinud, et kui mul täna antakse, et vot selline pere, et sa saad sellise elusaatuse, siis no ükski kaine mõistusega inimene ei oleks valinud minu pere. ma ütlen julgelt käsi südamel, et minu ema ja isa põhimõtteliselt, kuidas see juhtus, et mina üldse siia maailma tulin, oli see, et minu ema oli öövalves ja seal oli üks praktikant, tore arst, onju, ja sealt arenes meil armulugu, onju. ja ja mu vanemad mõlemad on arstid, nii et see oli päris tavaline tol ajal, onju, kui öövalved olid, onju, nagu ma aru olen saanud, onju. Siis ja see oli, kuidas see siis nagu juhtus, onju. No nagu pidi juhtuma siis, onju. Nii et sellest ei saanud mingit tugevat ja suurt ja toetavat suhet minule kui lapsele, onju. Ja mitte ka mu emale ega isale, onju.
Aga aga ma millegipärast pidin selles teadlikkuses, kasvama, kui mu isa oli väga spirituaalne, väga kunstilembeline, maalis ise, joonistas ise, oli nõelraviarst, huvitus Hiina meditsiinist, tegi taastusravi, neuroloogiat, on ju, lõpetanud Tartu Ülikooli, on ju. Mu ema samamoodi neuroloog, anestesioloog, valuraviarst, on ju. Äh, kõige selle kõrvaltnägemine, mida minu ema tegi, kui palju loobumisi on üldse inimestel, kelle peres on arst, on ju. Mm, ma ise, olles arsti laps, on ju, ma ei soovita, ole soovitanud oma lastele arstiks õppida ja, ja ma tõsiselt müts maha nende ees, kelle elukaaslane, abikaasa on arst või vanem on arst, sellepärast et arstid on ka need hoolitsejad, on ju, nad on alati, neil on mega suur läbipõlemise risk, on ju. Minu klientides on ka arste, on ju, üldse meditsiinitöötajaid päris palju, sest nad tavaliselt, neil on endal juba see nii-öelda see valukeha oli nii, nad on tulnud tegelikult väga suure missiooniga siia maailma seda tervendama, aga tihti nad unustavad ennast nagu seal tagaplaanil ära. Ja minul oli lapsepõlves üles kasvades väga-väga keeruline, sest mu ema oli palju öövalvetes, seal maksti ju rohkem raha, on ju, minu arust tänapäevagi on see öötariif ju natuke teine kui öövalvetes olla. Ja aga lapsena, mida see mulle tähendas, ma kunagi ei teadnud, millal mu ema on kodus, millal ta ei ole kodus. Oli väheseid kordi, kui ta sai mulle unejuttu lugeda. Ta oli tavaliselt üsna väsinud. Me käisime palju restoranides söömas, kuna ta ei jaksanud kodus süüa teha. Ähm, Erinevad sellised asjad, teda ei olnud nagu olemas siis, kui ma oleksin seda kõige rohkem vajanud, on ju. Nii et arstidel, noh, ma ütlen ka, et tegelikult see on nagu päris maraton, sest arstide koormus on meeletu, neil on kogu aeg on see kummivenitamine käib, eks ole. Ehk siis kogu aeg on see stressiolukord ja, ja nad saavad sellest seda täiesti dopamiini, et seda stressi nagu nad noh, seda lahendada, kogu neid huvitavaid kaasuseid ja ma märkasin enda juhul ka, et kui ma hakkasin tööle nagu mentorina, coach'ina, ähm, siis mind alguses nagu hästi huvitasid igasugused väga rasked case'id, noh, no tõesti, no mul on olnud väga raskes olukorras kliente ja, aga nüüd ma pigem nagu olen rohkem nagu valinud, ma olen valinud endale kliendid praegusel hetkel, kes ei ole nii keerulises olukorras teadlikult. Et ma lihtsalt nagu säästan oma energiat ka, on ju, sest alati need, kes on raskes olukorras, nad ei ole valmis ka seda olukorda muutma, on ju, nad ei ole valmis nagu tegema seda tööd nii palju, seal lihtsalt tulebki taha see, et nad võivad minna kuskile, ma ei tea, Egiptuse, Türgi reisile ja maksta sadu eurosid sinna, aga et panna see enda sellesse nii-öelda töösse, sellesse energiavabastusse, privaattöösse, grupiprogrammidesse isegi nad ei ole valmis seda muutust tegema, jah. Nii et see on karm sõna mulle öelda, aga väga paljud inimesed ka, näen kahte tüüpi kliente endal kõige rohkem, ongi olnud peale 17 aastat nagu tööd, on ju, ma võin öelda, et on inimesed, kes tahavad nii-öelda hängida, nad tahavad hängida nii-öelda, ütlevad, ma ise teen selle, aitäh selle, ma ütlen mingi blokeeringu, mis on vaja teha, okei, ma teen selle korda ja ta ei ole valmis näiteks eratööna tegema, ta ei ole valmis nagu kuidagi sessioonile tulema. Ja ta tegelikult ei saa seda korda, sest tegelikult on väga vaja, et keegi teine aitab sul seda korda teha, kes on juba selle läbi käinud, on ju, selle raja. Nii et ise sa võid punnitada, sa võid lugeda raamatuid, sa võid osaleda erinevatel online kursustel, erinevatel töötubadel, aga see suur läbimurre tuleb ikkagi tegelikult töös kellegi teisega, on ju. ja mina ka pidevalt ka investeerin endasse, praegu ma töötan mitme erineva mentori coach'iga. Ja need on ka muutunud selles mõttes, et näiteks 2 aastat olen ma töötanud siin ühe Eesti väga esitreeneriga, kes treenib teisi jõusaalitreenereid, kes on väga suur näide, et ta ei ole ainult näide mulle nii-öelda oma isiksusest, oma olemuselt, vaid ka see, et
et näide, kuidas ta on abikaasa ja näiteks isa oma lastele, et ma räägin nüüd Siim Savisaarest on ju siin Tartus, kellega ma nüüd tööd teen. nii et ma olen nii tänulik tänulik siis oma heale sõbrale, kes mulle teda soovitas. Ja samamoodi näiteks praegu ma teen tööd üldse sellel kuul, kui ma praegu seda siin sinuga räägin, oktoober on ju 2025. Ma teen tööd hoopis oma nii-öelda ettevõttega energias ja päriselus ka, et kuidas nagu anda inimestele rohkem väärtust, kuidas aidata neid, kuidas luua siis erinevaid süsteeme ja, ja kõike seda siis kuidas sa nagu enda jaoks nagu k lihtsalt tööle panna ja kuidas nendel inimestel siis lihtsalt aidata neid süsteeme tööle panna. Nii et sa näed, et erinevad asjad, mis siis lapsepõlvest mul on tulnud, on ka tulnud, et noh, ma olen kogenud ka seksuaalset väärkohtlemist lapsena. Ma olen kogenud igasuguseid selliseid asju, mis kummitasid mind esimesed circa 35 eluaastat, millest ma ei saanud aru, on ju, kuni ma selle lahti muukisin, et kuidas tervendada just neid osasid, neid kaitsmaosasid, kuidas tervendada sisemist last endast. Ja kuidas ma märkasin näiteks selliseid mustreid, et ma hoidsin ennast turvalises kohas sellega, et ma ei tegutsenud, jah. Nii et miks ma ei tegutsenud, sellepärast et ma tahtsin vältida siis igasuguseid hinnanguid, igasugust kriitikat, igasugust kontrolli, kõik sellest, mis me oleme rääkinud. Ja see omakorda tekitas ka edasilükkamist, on ju. Ehk siis ma ei teinud neid asju ära, mida ma oleks võinud teha, sellepärast et see osa nagu hoidis mind, on ju, ühtepidi, on ju. Nii et aga eesmärk ei ole neid osasid kuidagi eemaldada, vaid need on kõik sinu enda energia, nii et see energia on vaja panna siis ilusti tasakaalu, joondada siis sinu selle kõrgema minaga, on ju. Saada siis sinna kohta, kus sa tegelikult oled hing, on ju, siin maailmas, kes on ilus, särav, armastusväärne ja kuidas selle jama seal kõik ära tervendada, on ju, sest ükskõik, mida sa oled elus teinud, see on juba, su patud on andeks andnud läbi Jeesuse Kristuse, on ju. nii et lihtsalt, kuidas seda energias arusaadavaks teha oma alateadvusele, et ei tuleks kogu aeg needsamad asjad üles, 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 see on nagu täiesti fantastiline asi, mida ma oma elus selle 48 aastaga olen õppinud, mis ma praegu olen, on ju, nii et ma olen väga tänulik selle üle. Ja kõige selle tervendustöö tulemusel peaksid sa olema siis selles kohas, kus sa saad valida, et opereerida oma kõige kõrgemas, kõige paremas kohas, on ju. Mis on siis see baas, see on siis sinu ilus sinu hing, mis on siis tõesti selline ilus orkester, mis juhib kõike su elu, on ju. Sul on kõik eluvaldkonnad on nii hästi, on ju, sa oled nii rõõmus, sa oled õnnelik, sa oled terve, on ju, sa oled sellises ilusas enda energias ja meil kõikidel on enda energia. minu energia on selline mänguline, minu energia on selline rõõmus, mm, noh, minu energia on teistsugune kui ilmselt sinu energia on, meil kõikidel on mõni energia on selline rahulik, rahustav, on ju. ei peagi olema selline nagu mina, on ju. nii et sina oled ise ja sina oled sina ise, on ju. ja kui sa tead, kuidas sa oled sina ise, siis sa tead, kuidas sa oled sina ise sellises vooluolukorras, on ju. nii et see on hästi oluline teada, milline sa oled vooluolukorras, et vooluolukord on selline, kui sa oled näiteks teed midagi huvitavat, noh näiteks midagi, kus sa kaotad ennast ära, et sulle lihtsalt meeldib seda asja nii väga teha, et sa teed seda asja ja teed ja teed ja teed ja teed ja teed. ja selleks on siis vaja siis leida siis energiaplokid endale ülesse, leida siis need asjad, et mis sind siis takistavad, on ju. ja, ja kuidas seda siis kõike hakata siis juhtima. Ja täna ma jagan sulle sellist toredat materjali nagu 50 asja, mis aitavad sul siis koheselt sinu energiat tõsta ja sa saad seda siis alla laadida siis www heidiblumberg.ee kaldkriips 50 numbriga on ju. ja, ja see on selline mõnus asi, mida saad teha ja
ja see on nagu väga oluline, et sa tunneksid ennast siis tõesti hästi. Sa tunneksid ennast rõõmsalt, on ju. Sa tunneksid ennast õnnelikult, on ju. Ja, sa saaksid nagu, sa leiaksid selle koha, mis siis tegelikult siis aitab sind edasi sinu eesmärgi poole, on ju. Nii et see aitab siis omakorda suurendada sinu manifesteerimise jõudu. Ja manifesteerimise jõu avamiseks ongi vaja siis see, et saa aru, mis sulle tõeliselt meeldib. Saa aru, kas seal midagi takistab, kas seal on mingi osa siis, on ju. Kas mingi vastupanu on sul seal sees, kas on seal mingid hirmud sees. Ja leia see endal see ülesse, siis see tõeline sina. No milline see tõeline sina on ja selle sa leiad siis tõesti sellega, et mida sulle meeldib teha. ähm, Leida seda, mida sa siis soovid, on ju, teha, on ju. Ja see tõeline sina ei ole mingi osa sinust, et see ongi sinu ihtne omadus, on ju. See ongi sinu osa loojast, üliteadvusest. See on nagu midagi hoopis muud, on ju. See on sinu hing, on ju. Sinu kõrgem mina, võib öelda isegi selle kohta, on ju. Ja mida rohkem sa kõigest sellest teadlik oled, seda parem sul on ju. Nii et ma loodan, et sa tuled mulle mõnele tervenduskõnele. Selle energiapanus on 25 €, see ei ole palju. Sa saad tulla juba novembrikuu tervenduskõnedele. See on www.heidiblumberg.ee/25 numbriga on siis see 25 on see nii-öelda annetuspanus ja selle eest sa võid tulla kuni 3 kõnele, nii et ma loodan, et sa midagi ja sa võid tulla küsima sinna küsimusi ja see me kindlasti teeme siis tööd siis vastavalt sellega, millega te siis sinna tulete, nii et ma ka ei tea veel, mis see novembrikuu teema on ja detsembris samamoodi see link on ükskõik, millal sa seda videot siin vaatad-kuulad, pane lihtsalt Heidi Blumberg tervendus 25 ja sa näed siis, millal need kõned on ju. Okei, aga nii palju ma räägin siis, rääkisin täna tervendusest, ma rääkisin täna manifesteerimisest, ma rääkisin sulle oma lugu, on ju. Ja sa võid samamoodi, kui sa tahad minuga üks-ühele tööd teha, sa võid broneerida mulle aja www.heidiblumberg.ee/tugi, saad broneerida siis kõne minuga, kus võime rääkida, kus sina tunned oma elus ennast kinni, kus sa näed, et vot ma tahaksin võib-olla paremat süsteemi oma äris, paremat süsteemi oma elus, võib-olla on seal midagi su energias, mis vajab lahtilaskmist. Võib-olla on seal energiaplokid, et www.energiaplokid.ee on siis erinevad ka tasuta energiaplokkide töölehed, mida sa võid alla laadida. Natuke tutvuda, mis need energiaplokid on, seal on ka üks video juures. Ja ma loodan, et see aitab sul nagu mõista, et mida rohkem sa armastad ennast, mida rohkem sa toetad ennast, mida rohkem sa tunned ennast turvaliselt enda kehas, mida rohkem sa oled rahul endaga, seda rohkem sa hakkad manifesteerima oma ellu, mida sa tõeliselt tahad, on ju. Ma loodan, et tänane video või podcast'i episood, kiireloomutuse podcast'i episood aitas sind. Anna mulle teada, pane mulle like siia, subscribe'i mu kanalile, Heidi Blombergi // Youtube on ju. Tule siia ja saame kokku, saame rääkida, saame vaadata, kus kohas sa tunned, et on vaja muutust ja ma hea meelega aitan sind selles.